see nagu Midjani päevil meil sai see välja kuulutatud, et tulen rääkima ja siis ma jäin haigeks, mina olin kõige viimane, kes meie peres haigeks jäi. Ju lootust oli tükk aega, et minuga ei juhtu mitte midagi, raudse tervisega. Aga siis ma arvan, et sekkus Jumal sellepärast, et nii nagu ma alguses tahtsin seda jutlust rääkida teile, nõnda ma täna enam ei räägi. Vabandust, te olete millestki ilma jäänud. Või siis Jumal on teile midagi kinkinud. Et mina usun, et see viimane, see, et Jumala sõna tuli nüüd lõpuks esile, kus mulle anti rohkem aega seal seda asja uurida, natuke rohkem aega Jumala ees olla. Ja see läks nii põnevaks minuga, et isegi mu naine nägi kõrvalt, et see on nii põnev, tõi mulle raamatuid juurde. Ja ma ei saanud seda kõike kirja, mida ma kõike uurisin, aga ma usun ja loodan, et täna jutlustades siin, Urmas vaatab kohe kella, tuleb esile see, mis on hea ja Jumala parim. Nii et selle jaoks palvetame korraks alustusele. Kallis taevane Isa, me täname sind tänase imelise pühapäevase päeva eest, kus sina oled meie keskel siin, avatud südamete keskel ja tahad meid erineval viisil kõnetada, puudutada, tervendada, vabastada, julgustada, võib-olla ka noomida, aga ennekõike juhatada sinu tahtesse. Jumal, me tahame sinu tahet, me tahame kuulda sinu häält. Jumal, ma palun sind, et sina seoksid kinni kõik sõnad, mis on minust endast ja vabastaksid kõik, mis on sinust. Et tuleks esile sinu tahe, sinu puhas sõnum ja et see sõna võiks palju korda saata nii meie keskel kui ka läbi selle, kuidas meie läheme siit täna välja. Me palume Jumal muutust, seepärast, et sõna ütleb, kes iganes sinuga kokku puutub, sinu ligiolus on, see saab muudetud. Sellepärast me palume iseendasse muutust läbi selle. Tule oma ligiolus, tule oma väes, pane pühas vaimus kõlama need sõnad. Kallis Issand, las see toogu sulle au ja ainult sulle, Jeesuse Kristuse nimel. Amen. 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 Ja. Kõik me jõudsime täna kohale. Mulle meeldib selline ilm, mulle meeldib see suur lumi, mulle meeldiks veel rohkem, kui mul oleks selline auto nagu Taavil on, et saab julgelt kõigest niimoodi läbi minna, et silmad kinni ja küll läheb, eks ole. Aga niigi on hea, et kõik on kaetud selle valgega. Kõik on ilus. Mulle meeldib enda kodusse sellepärast, et mul on seal ilma lumeta nagu pommiplahvatus vahest siuke tunne. Sest ehitus on pooleli. Kõik see sisseelamine, mis meil on nüüd juba 3 aastat sai täis nüüd, saab täis, veebruarist saab täis, 25 veebruar saab 3 aastat täis seal talus, kus me oleme hakanud otsast pihta, lammutanud sealt ühte nurka ja siis ehitanud seal natukene ja Jumal on õnnistanud meid selle kohaga ja mulle nii meeldib, kui nüüd need samused muda ja võib-olla mingid puuhunnikud ja asjad, mis seal üldiselt silma mul torkavad kogu aeg, et see järgmine töö on tegemata, siis on kõik kaetud ilusa lumega. Ja nüüd kogu aeg sajab juurde, ma saan lund lükata täpselt sinna, kus mu probleemid on, et see kattuks veel suuremalt lumega, et isegi kuju ei oleks näha lume alt ja see on mu hing puhkab. Et Jumal on andnud lund, et ma saaks talvel korraks tunda, et siin on kõik nii ilus, kõik on nii hästi. Aga tegelikult on ka suvele hästi, kõik on imeline. Jumal on meile kinkinud selle hea koha ja teate, see kõnetas mind tegelikult see, et mismoodi katab Jumal kinni kõik meie patud. Ja vaatab meie peale, et see on kõik hea, mis ta on teinud. See on minu armas loodud, minu laps. Mul oleks vaid, et meie püsime selles nõnda, et me oleme kaetud sellega. Aga see tegelikult ei ole üldse meie jutluse teema, aga mina mõtlesin küll, see täna väga julgustas mind. Kõik see lumi, mulle nii meeldib see, kuigi ma tean, et inimesed ei saa kodust vähest välja ja see on väga keeruline ja nii edasi, aga ma ei tea, minule meeldib, minule süke ilm väga meeldib.
ja Midjani päevil, kas keegi teab, kust raamatust see Midjani päevil toimub? Kohtumõistjate raamatus. Ja kohtumõistjate raamat on niisugune lahe raamat, millest meie tegelikult oma pühapäevakoolis, kui keegi on käinud, siis pühapäevakoolis me räägime meie päris mitmest sellisest kangelasest, kellest räägitakse kohtumõistjate raamatus. Ja kohtumõistjate raamat on niisugune iseäranis huvitav raamat, et kui meil on mingid teadmised nendest. Kes teab kohtumõistjate raamatust neid tegelasi võib-olla? Oskab keegi öelda? Ma tean sealt. Kas te tunnete Gideoni näiteks? Kas te tunnete Simsoni näiteks? Seal on selliseid nii-öelda väga kuulsaid nimesid, mida me pühapäevakoolist nagu teame, aga mina näen ka seda, et väga vähesed teavad tegelikult seda, või ei olnud üldse lugenud kohtumõistjate raamatust algust lõpuni. Ja kas keegi on nõus minuga, et kohtumõistjate raamat on üks täiesti kohutav raamat või? Vähemasti väga suur osa sellest on täiesti kohutav, mis seal toimub kõik. Kas keegi on lugenud sellise pilguga? Küll ikka juhtub, Üks teine raamat on selline, on see Koguja raamat, kus on ka kõik väga halvasti, eks ole. Aga kohtumõistjate raamat on ka üsna masendav, kui seda ikka lugeda. Üsna masendav. See miks see masendav? Okei, seal on, me teame neid lugusid, kuidas väike Gideon väikese rahvamassiga, ei olnud mingi mass, oli 300 meest, võitis 120 000. Võimas lugu, kuidas Jumal päästis Iisraeli rahva. Ja see on see aeg tegelikult, kus räägitakse Midjani päevil, kus seal räägitakse Gideoni loost, eks ole. Aga tegelikkuses, kui me vaatame seda kohtumõistjate raamatut, siis kohtumõistjate raamat on selline aeg Iisraeli ajaloos, kus ei olnud kuningat Iisraeli riigil. Mis on, kui te võtate piibli lahti selle sisu korrast, kohtumõistjate raamat, mis oli eelmine raamat sellele? Keegi oskab peast ka öelda võib-olla? Ei oska. Piiblis, eelmine raamat, jah. Joosua, jaa. Ja kes oli Joosua? Joosua, keegi hakkaks ütlema? Kas Mooses nägi seda tõotatud maad? Aga Joosua nägi, eks ole. Joosua viis lõpuks Iisraeli tõotatud maale. Iisrael vallutas tõotatud maa. See on see lugu, kus siis algas kohtumõistjate raamat. See on see taust. Joosua oli rahvast ühendanud juht. Rahvas oli jõudnud tõotatud maale. Kas siin peaks tegelikult nagu lugu lõppema? Sest neid oli lubatud, et nad viiakse tõotatud maale, kus voolab, mis seal kõik oli, mesi ja piim ja kõik peaks hästi olema. Meid toodi välja Egiptuse maalt. Meid vabastati orjusest. Me oleme nüüd tõotatud maal. Aga miskipärast ei läinud hästi. Kui me vaatame ja loeme kohtumõistjate raamatut kui tervet raamatut, siis me näeme, et seal on nagu sükene nagu pidev muster, mis tegelikult me näeme, et on juba sellest ajast saati sükene pidev inimlik muster, nagu meil oli sellest ajast saati, kui inimene löödi Eedeni aiast välja. Kus on algul on hästi. Nii hästi on, et inimesed lähevad Jumalast kaugele. Siis lähevad asjad järsku väga halvaks. Tuleb mingisugune vastane, mingi vaenlane, keegi rõhuja. Siis on inimesed järsku mõtlevad, et mis toimub. Et
tundub, et need ebajumalad, keda me kummardasime siin vahepeal, need ei aitagi meid, peaks vist pöörduma tagasi selle poole, kes meid tõi Egiptusest välja. Kes päris Jumal, tõeline Jumal, meie Jumal. Mitte nende kõrval olevate rahvuste jumalad või erinevad ebajumalad, eks ole, vaid me peame pöörduma tagasi Jumala poole. Ja siis nad hüüavad Jumala poole, tule päästa meid. Jumal siis tuleb ja päästab, kõik on jälle korraks hästi ja kui on kõik hästi, siis jälle unustatakse Jumal ära, hakatakse jälle kummardama mingeid ebajumalaid ja nii see ring käib ringi ratast. Ja niimoodi ringi ratast käib ta siin kohtumõistjate raamatus seal ikka, see oli vist 12 või 14, ma ei mäleta, mis see täpne number oli, kohtumõistjat, aga ta käib niimoodi ringi ratast ja kui me mõrdleme neid lugusid, mis seal kohtumõistjate raamatus on, siis need samused juhid, need kohtumõistjad, kes seal on, selle raamatu kulgedes lähevad muudkui hullemaks, muudkui ebaõiglasemaks. Need lood lähevad palju grotesksemaks, muudkui edasi. Nii et see ei ole lihtsalt ainult tsükkel või ringi ratas sükene käimine, vaid see meenutab nagu spiraali, sükest allakäigu spiraali, muudkui läheb alla, kuni lõpuks need lood, mis seal lõpus on täiesti kohutavad. Ja me vaatame kohtumõistjate raamatu kõige viimane salm 21-25. Ja siin on kirjas, mil päevil ei olnud Iisraelis kuningat, iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Ja seal veel huvitav oli see, et kui sa uurid natuke seda tausta või paned ajajoonele neid asju, siis see kohtumõistjate raamat on umbes 200 aastat, eks ole ju. Ja neid kohtumõistjate lugusid on kokku 400 aastat. Kuidas see kõik nagu kokku mahub? See mahub niimoodi kokku, et tegelikkuses Iisrael oli nii killustatud. Oli põhja pool ja lõuna pool ja nii edasi ja kõik need suguharud olid küll vallutanud selle Iisraeli alad, aga nad olid vallutanud nagu need head kohad, nagu need kõrgendikud kõik järjest. Ja orud jätnud siis nendele, kes olid seal ennem olnud, keda tegelikult Jumal ütles, et hävitage sellelt maalt, võtke see maa endale. See tähendas seda, et oligi niimoodi, et kõrgendikul oli Iisraeli rahvas, mingi suguharu, siis orus oli mingisugune ebajumalaid kummardav ja siis jälle kõrgendikul Iisraeli rahvas. Nad olid nii killustatud ja nii segamini, et ühel hetkel kohtumõistjate raamatus ei saanud neid tegelikult eristada nendest kaananlastest. Nad segunesid, nad võtsid nende kombeid, nad kummardasid Baali. Kõik see, mida Jumal ütles neile juba ennem ammu, et nad ei tohiks teha. See oli üks selline, on ikka raamat, on ikka raamat. Jah, seal on võitusid, jah, seal on Jumala vägevat sekkumist ja me peamegi võtma selle, et meid julgustada, üles ehitada. Aga praegult ma vaatan selle peale nõnda, et kui me vaatame terviklikult selle peale, siis see oli suht masendav. See ei lõppenud hästi, see raamat. Kui me võtame seda raamatut kui eraldi raamatut, see raamat ei lõppenud hästi. Aga mis tuleb peale kohtumõistjate raamatut? Ruti raamat, nii tore raamat. Ja nagu puhkus korraks. Nii palju jama oli seal kohtumõistjate raamatus. Nii palju eksimist. Neil oli hea ainult siis, kui see samane kohtumõistja, kes oli Jumalat kuulanud, veel valitses ja siis, kui ta ära suri, tavaliselt läks kõik jälle täitsa käest ära, eks ole. Ja nagu püsige, Teil on nagu nii palju imesid tehtud teie enda silme all, aga nad ei jäänud püsima. Ja siis tuleb see armas Ruti raamat. Nii tore vaheldus.
kui sa loed järjest piiblit ja sa oled lugenud ja sul on nagu raske olnud seda lugeda, siis nüüd antakse sulle lausa puhkust. Ruti raamat on nii tore. Sellepärast, et seal on ka tragöödiat seal alguses. Aga seal on seda, kuidas Rutt jäi ustavaks sellele Naomile, eks ole. Naomi on vist eesti keeles. Inglise keeles on Naomi. Me paneme oma väiksele tütrele nimeks Naomi. See on väga kõnekas minu jaoks. Aga Rutt jäi ustavaks Naomile, kuigi ta ei pidanud seda tegema. See ei olnud talle hea variant, aga ta oma ohvrimeelsusest tahtis teenida Naomit, jääda tema kõrvale, toetada teda, kui nende Noomi, eesti keeles Noomit siis sellel hetkel, kus oli Noomi mees surnud, Noomi pojad olid surnud, kusjuures siis Rutt oli tema mini ja Ruti mees oli surnud. Rutil oli variant minna tagasi oma pere juurde, olla vähemasti seal, kus tema eest hoolt kantakse, aga ta otsustas jääda Noomi juurde, kellel ka mitte midagi olnud. Sel ajal lesknaisel oli väga keeruline elu. Ja seal olid pandud sellised seadused, kus keegi pidi nad endale võtma, aga tol hetkel neil ei olnud teada, kas üldse leidub kedagi, kellele võtta. Noomi ütleb isegi Rutile, et ära jää siia. Isegi siis, kui ma saan nüüd homme päev mehele kohe jään rasedaks, kas sa jaksad ära oodata selle väikse beebi, et ta kasvab üles, saab sinule meheks? Et see olukord on võimatu. Aga see olukord laheneb. See on nii tore lugeda, see on nagu väike sükene romantiline lugu sellest, kuidas Boas võtab siis lõpuks Ruti endale naiseks ja seda lugu võrreldakse nagu looga, nagu sellega, kuidas Jeesus võtab koguduse lõpuaegadel omale naiseks, omale pruudiks, kuidas talle pulm tuleb lõpuks. Ja teate, miks neid raamatuid saab koos võttest? See ei ole kinnitatud, aga arvatakse, et kohtumõistjate raamat ja Ruti raamat on kirjutatud sama autori poolt. Sest see kirjaviis on sama, nad on väga sarnane oma nii-öelda tehniliselt selle kirjatehnika poolest ja need on kirjutatud sellisel ajal koos. Ja need on kirjutatud siis ilmselt ja ma usun ka, et on kirjutatud Saamueli poolt, prohvet Saamueli poolt. Ja kes oli prohvet Saamuel, kes te teadsite? Prohvet Saamuel oli see, kes õnnistas keda? Kuningaks. Kes võidis keda? Sauli ja Taaveti. Ja Saul oli see, kes igasugust sigadust lõpuks korraldas, eks ole ju. Kuidas Saul valiti kuningaks? Ilus ja pikk, väljanägemine, inimesed valisid ta ja Saamuel siis võidis seda kuningaks, aga ta läks ja võidis kuningaks Taaveti, sellepärast et Taavetist pidi põlnema kes lõpuks? Jeesus! Aga Ruti raamatut, kui loeme, siis tegelikult Rutt on ka selles loos sees. Sest Rutist põlnes Taavet. Ja Taavetist Jeesus ja me teeme seda lugu edasi, eks ole. See kõik on nii hästi koos. Kõik on nii hästi seotud. Saamuel, kui seda Ruti raamatut ja edasi lugeda, kui seal oli räägitud Taavetist, siis arvatakse, et Taavet ei olnud veel selle kohtumõistjate raamatu ja Ruti raamatu kirjutamise ajal veel kuningas. Saamul oli teda küll ilmselt võitnud, ta oli teadlik sellest Taavetist, et see on olemas, ta tundis seda Taavetit, aga Taavet ei olnud veel kuningas selleks hetkeks. Aga Saamuel nägi, et see lugu tuleb ära jutustada, see kohtumõistjate raamat tuleb kirja panna, need lood, kõik, millest Iisraeli rahvas läbi läks, tuleb kirja panna ja ühtlasi tuleb kirja panna Ruti raamat, lugu lihtsalt lihtinimesest, mitte mingist kohtumõistjast, aga kellestki, kes elas kohtumõistjate ajal. See on samas ajavahemikus, kus kõik need kohtumõistjad seal oli, kus kuningaid ei olnud, oli see Rutt seal, olid see Noomi seal, oli see Boas seal
see lugu tuli ära jutustada. Ja see lugu on tervik, ma ütlen teile. See lugu on tervik. Ja me läheme nüüd hoopis teises raamatusse, Jesaja raamatusse. Jesaja 9. Võtame lahti. Kolm kuni 6 on mul siia kirja pandud. Aga ma loen algusest ikkagi. Jesaja 9, aga ma loen algusest. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Sina teed rohkeks rahva ja valmistad talle suure rõõmu. Nad rõõmustavad sinu ees, otse kui lõikuse ajal ollakse rõõmsad. Otse kui saaki jagadaks, hõisatakse. Sest tema koormaike ja tema õlakepi ja tema sundi ja vitsa sa murrad nagu Midjani päevil. Tuletan meelde, see Midjani päev oli see aeg, kus Gideon tegi oma tegusid, eks ole. Ja Midjani ikke oli Iisraeli rahva üle. Ja ma räägin sellest kohe lähemalt. Sest iga sõjakäras sõtkutud saabas ja veres vettinud vammus põletatakse tuleravaks. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuend ja vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu, Taaveti au järjel ja tema kuningriigi üle. Et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega sellest ajast ja igavesti. Vägede issanda püha viha teeb seda. Midjani päevil, nagu Midjani päevil, on selle jutluse teema. Mismoodi see Midjani päev on eriti tähtis? Kellest räägiti üldse siin Jesaja raamatus? Jeesusest, Jeesuse tulekust, kuidas Jeesus vabastab. Ja me teame seda Jeesuse sõnumit, eks ole, evangeeliumit, Jeesus on meie päästja. Jeesuse lugu on selles Midjani päevis sees. Kui suur ja kui tähtis on see? Kas keegi on siin põllumees? Kas keegi tunneb põllumeest? Urmas tunneb põllumeest. Sa tunned ka põllumeest. Kas sa tahaksid olla põllumeest, tundes seda põllumeest? Tema lugusid kuulates. Kui mõistus peale, siis oleks küll. Kui tihti te palka saate või kui tihti teil rahad üle tulevad? 10. Iga kuu 10. jah? Urmas, sinul tuleb iga kuu või? No minul tuleb, jah. Sul tuleb iga kuu? Põllumehel küll ei tule. Aga millal põllumehel siis tuleb? Kord aastas, kuulad ka ennast ja mis mõttes, kuidas nii elada saab, kord aastas saad palka ainult. Ikka jäämine saab, kui ta midagi suudab maha minna, siis ta saab palka. See on keeruline protsess. Oi. Mina tunnen ühte põllumeest, selle põllumehe nimi on Silver Kurvits, tema on Tartu Maranata koguduse pastor ka, nelipühi pastor. Meie Reesaga olime, kui me Tartus olime, käisime selles koguduses, olime selle koguduse liikmed ja igasuguse põhikirja vastased vist ikkagi veel oleme, sest me pole lahkumisavaldust andnud. Aga meid on välja läkitatud siia Hiiumaale igal juhul. Ühesõnaga, tema on põllumees ja tal on neid hektareid palju. Ja see pidevalt oli ikkagi temaga juttu sellest, et mis toimub ilmaga. Ja mis toimub viljaga. Ja kui mitmeil põllumehel on nagu mingisugust kontrolli ilma üle? No nendel on, kes palvetavad, eks ole, taeva Jumala poole, eks ole, ja tema on ka kinnitanud, et Jumal on tema vilja ka õnnistanud, aga on ka neid aastaid olnud, kus on ikka kohutavalt raske, kus ei tule vilja üldse või ei saa vilja kätte. Te teate neid maasikakasvatajad, kes siin olid mingi aeg väga hädas. Kas ei ole töötajaid, sellepärast, et kõik ukrainlased on rindel, eks ole, või lasta neid sisse, sellepärast, et COVID on. Või siis on nii märg, et ei saa põllulegi.
ja vili on, aga lihtsalt mädaneb sinna ära. Sa ei saa seda kätte. Ja sa pead iga aasta seda uuesti tegema. Ja kui sul eelmine aasta oli halb, siis sa pead nüüd selle saagiga kuidagimoodi järgmine aasta paremini saama. Kui sul pole midagi külvata, kui sul pole enam ressurssi, kuidas sa seda teed? Ma ütlen, põllumees on raske olla. Muidugi, jah, Silver ütles, et rikkaks ei saa, aga nälga ei jää. Ütles ta põllumeheks olemise kohta, siis kui meil Reesaga oli plaanis veisid kasvatama hakata Lõuna-Eesti mägistel Kuppelmaastikul, eks ole. Tere tulemast, me oleme nüüd siin Hiiumaal. Lambad meil küll on, aga Jumalal olid teised plaanid, me pidime siia tulema. Jumal juhatas meid siia. Ja ma usun, et me oleme Jumala tahtes ja ma tänan Jumalat selle eest, et ei jäänud meie tahe peale. Aga Midjani päevil oli see lugu veel kehvem. Meil on siin veel rahu. Ja tegelikult räägitakse ka sellest, kuidas Ukrainas käib praegult sõda ja Ukraina on teatavasti Euroopa viljaait, öeldakse selle kohta. Ka nemad peavad vilja tootma selleks, et meie kõik ülejäänud saaksime söönud tegelikkuses. Hästi palju vilja tuleb sealt ja seal on sõda. Ja seal on vahest miinid põllu peal ja nii edasi. Seal on ohtlik seda asja kõike teha, aga nad peavad seda tegema, sest on vaja süüa ju ometi. Kuidas me saame ellu jääda? Nälga sureb teatavasti kiiremini kui sõjas. Sõjas võid sa ka kohe surma saada, aga üldiselt rohkem rahvas sureb ikka nälga, kui me räägime rahvusest ja riigist. Ja Midjani päevil oli Iisraelis ise äranis palju probleeme just nimelt vilja koristamisega ja vilja saamisega. Kui me loeme kohtumõistjate raamatu 6 ja hakkame sealt algusest lugema, kuniks ma tunnen, et enam ei loe. Gideoni kutsumine on selle pealkiri, ehk siis kohtumõistjate raamatu see osa, kus räägitakse siis Gideonist. Ja Iisraeli lapsed tegid kurja Issanda silmis ning andis nad 7 aastaks Midjani kätte. 7 aastat. Mitte ei ole nii, et iga aasta saad vilja, vaid miskipärast see 7 on väga tähtis praegult siin. Midjani käsi Iisraeli peale osutus tugevaks ja Midjani pärast tegid Iisraeli lapsed endile need mägedes olevad õõned ja koopad ning redupaigad. Ja alati, kui Iisrael oli külvanud, tulid Midjan ja Amalek ning hommikumaalased ja tungisid neile kallale ja lõid nende vastu leeri üles ning hävitasid maa vilja kuni Assa tee lahkmeni, ega jätnud Iisraelile toidust järele, samuti mitte lammast, härga ega eeslit, sest nad tulid oma karjadega ja telkidega, tulid otse kui rohutirtsu parv, neid ja nende kaameleid oli arvamatu palju ja tulles maale nad rüüstasid selle. Nii jäi Iisrael väga kehvaks Midjani pärast ja Iisraeli lapsed kisendasid Issanda poole. Ja siis läheb see lugu edasi, eks ole, Issanda ingel tuli ja siis ta seal julgustas seal päris mitme tunnustähega seda Gideoni, kes kohe kuidagimoodi ei tahtnud algul vedu võtta ja siis, kui ta võttis vedu, siis Jumal kasutas seal 300 meest, eks ole, vähendas seda rahva hulka kuni 300 meheni, kellega ta siis lõpuks läks 120 000 vastu ja võitis nad Jumala abiga ja ainult Jumala abiga. Aga iseäranis tahtis on see, et 7 aastat oli see Midjani aeg, kus põhimõtteliselt nad peaaegu üldse süüa ei saanud. Rahvas jäi sellepärast väga nõrgaks, et neil ei olnud lihtsalt süüa. Seepärast tuli Midjani väehulk ja kõik need ülejäänud, kes seal olid alles jäänud ja kõik, niipea kui oli mingi vilitärgand, tuli ja laastasid selle. Kujuta nüüd ette, et mitte ainult 1 kord aastas ei saa palka, vaid sa saad alles 7 aasta pärast palka. Ja kui suures ega Iisraeli rahvas ei teadnud ka, millal see lõpeb. Kaua neil see olukord on. Ja nad kisendasid Jumala poole. Ja Jumal tõi neile selle lahenduse, aga nad ometi ju ei teadnud. Me vähemasti teame, et kord aastas, see ilmatsükkel käib ikka enamasti samamoodi, eks ole. On erinevusi, jah,
me ei tea, millal lumi tuleb, see lumi tuli ka jälle üllatusena, eks ole, nagu ikka. Ja käib see tsükkel, aga Iisraeli rahvas oli tegelikult nii ängis, nad ei teadnud, millal nad saavad piisavalt vabadust. Vili ei lähe sinna koopasse peitu ja nemad said koopasse peitu minna, võib-olla said oma semmoseid lambaid paar tükki kaasa, aga kari ka ei mahtunud sinna peidupaika ära. Ja kõik see, mis välja jäi, see, mis juurega maas on ja see, mis ei mahtunud koopasse ära, see võeti kõik ära. Ja ilmselgelt oli seal palju näljahäda, ja ilmselgelt inimesed surid see nälga ja ilmselgelt oli väga, väga, väga raske. Kui tihti sina sööd? Kas kord 7 aasta jooksul? 7 lausa? 7 korda päevas? 2 korda päevas, ehk siis ikkagi rohkem ja tihemini kui 1 kord 7 aasta jooksul. Olukord oli väga keeruline. Väga-väga keeruline. Ja kui me Jesaja raamatust loeme nüüd sellest pääsemisest, mis tuleb Jeesuse kaudu, siis siin räägitakse Jeesusest, tuletan meelde, siis seda rõõmu, mida siin kirjeldatakse, võrreldakse selle pääsemisega, mis tuli Midjani päevil. Ja võrreldakse lõikuspäevaga, nagu Midjani päevil oli lõikuspäev ühel hetkel. See on tohutu rõõm, tohutu kergendus tegelikult. Milline kergendus? Jumal vabastas sind selle ikke alt ja mul on nüüd lõpuks vili, mida ma saan lõigata, see asi on lõppenud. Milline kergendus, kui sul palgapäev? Kord kuus on kergendus, ameeriklased saavad kord nädalas. Neil on niimoodi, nemad võtlevad, mis nüüd eestlased suud kuu aega pead ära. Milline kergendus võis olla Iisraeli rahval ja milline kergendus ja milline rõõm ja milline pidu seal pidi olema. Ja milline rõõm peaks olema meil sellest, kuidas Jeesus päästis meid. Me laulsime täna. Kas vahest on nagu see, et meil ei jõua endale kohale, kui suur on see asi, kui suur on see pääste, kui imeline on see, mis Jeesus meie jaoks tegi. Saate aru, kas Jumal peab meile tekitama selle olukorra, kus me oleme 7 aastat näljas, et aru saada, et Jumal päästab ja see pääste on igavene, see pääste on meile igal ühele olemas ja ta on olemas meile igas hetkes, et me ei kalduks kõrvale. Teate, kui palju ma näen inimesi, kes elavad selles kohtumõistate rütmis. Sellises lainetavas rütmis, üles alla, üles alla, üles alla. Sellises nagu tõesti selles spiraalis, selles allakäiguspiraalis. Ja seda on kurb vaadata. Tegelikult on kurb lugeda Iisraeli kohta, kes pidi meile olema eeskujuks sellisel viisil. Et mitte elada sellisel viisil, vaid jääda stabiilselt Jumala juurde. Aga me nägime seda, et nendest kohtumõistetest ei olnud piisavalt. Neis ei olnud seda jõudu ja väge, et jääda püsima. Igaüks neist tegi midagi kahtlast pärast. Need esimesed olid suht okeid. Gideon näiteks selles loos lõpuks, teda taheti kuningas teha, aga tema ütles, et ei, Jumal olgu teile kuningaks, andke mulle ainult üks ninarõngas, kuldne ninarõngas. Ja ta võttis need rõngad, eks ole, tegi sellest endale sükse rinnaplaadi, pani selle kuhugi jälle ülesse ja sellest rinnaplaadist sai jälle üks kuju, mida kummardada. Milline? Saate aru, 300 meest 120 000 vastu. Ja nad ajasid seda 120 000 taga, nad olid väsinud, räägib see lugu. Ja seal oli veel inimesi, kes olid ikka veel, ei uskunud ja ei aidanud neil puhata, ei andnud neile süüa. Nendega juhtus ka pärast, nad said oma palga kätte, kui Gideon tagasi tuli seal. Veel 15 000 oli jäänud sinna neid samuseid vastaseid. Ja need 15 000 olid väga ülbed. Nad vaatasid seda väge ja ütlesid, et tegelikult et jah, need samused 120 000, kes enne meid ära tapeti ja nii edasi, need läksid lolliks lihtsalt. Vaadake, siin on ainult 300 vastast. Meid on 15 000. Ja nad olid väga kõrgid ja ülbed.
ja nüüd see oli isegi teatud määral nagu vägevam värk, noh. Sest nüüd ei kartnud vastane neid. Muidugi see oli nagu nende uhkus, oli nende langus, eks ole. Neid lõi ka Gideon oma väikse väesalgaga. Tal tuli küll, ma sain aru, abilisi veel, aga ikkagi oli ta vähemuses, ikkagi oli vastane veendunud, et ta võidab. Ja teate, see maailm on ka praegu selline. Maailm on täiesti veendunud, et kas Jumalat ei ole, või Jumalal ei ole väge, või meis ei ole Jumalat. Ja vaatab ülbelt selle peale kõik. Ja vaatab selle peale isegi nagu praegusel tõejärgsel ajastul nagu väga-väga viltu, kuidas meie räägime siin asjadest, kuidas Jumal on loonud meie veendumused, et pannakse kõik proovile tänapäeval. Peremudelid on kõik löögi all. Normaalne seksuaalsus on löögi all. Kõik sellised asjad, mis tegelikkuses toimusid kohtumõistjate ajastul. Siis, kui oli ümberringi, see rahvas oli kõik väga-väga, see Baali kummardane oli seksuaalsed orgiad, nad ohverdasid oma esmasündinud lapsi Baalile, nad panid isegi seda esmasündinud last, panid nii-öelda viljakuse jaoks, panid enda uue maja vundamendi alla, matsid, et see tooks neile seda samust veel soosingut Baali ees. Saate aru, see maailm meie ümber kõlab väga sarnaselt sellele, mis oli kohtumõistjate ajastul. See on täpselt samamoodi langemas sellisesse kõlvatusse, nagu oli see Baali teenimine. Ja kõik need ümberringi arvavad, et see on vägev ja hea ja see on sallimine. Ja nad vaatavad meie peale ja mõtlevad, et me oleme armetud ja väiksed ja iganenud. Ja neil on meie kui inimeste suhtes tihtipeale õigus. Me olemegi nõrgad, meist ongi vähe. Sest kui me loeme kohtumõistjate raamatust, siis seal oli see lõppes sellega, et neil ei ole kuningat, igaüks tegi seda, mida ta ise arvas hea olevat. Ma vaatasin ühte filmi, ma usun, et nii mõnigi teist on seda ka näinud, Vaikus. See oli siis 2 jesuiidi preestrist, kes läksid Jaapanisse ja siis seal olid põrandaalused kogudused, keda nad teenisid seal oli tagakius siis kohalike juhtide ja nende kohalike usundite poolt, eks ole. Kes teab seda filmi? Kristel teab, eks ole. Andrew Garfield mängis, see oli väga, väga hea film oli. Väga hästi tehtud film märterlusest ja nii edasi, kuidas nad seal selle tagakiusu all nagu üritasid neid inimesi aidata, neid kogudusi teenida, kuidas need kogudused olid peidus, kuidas nad said seal tagakiusatud, taga aetud. Ja seal oli üks tegelane, Kichihiro oli nimi. Või see oli tegelane, kelle peale mina sain üsna pahaseks. Oli alles tegelane, noh. Selle filmi jooksul või selle loo jooksul see Kichihiro reetis neid kogudusi, seda preestrit korduvalt ja korduvalt ja korduvalt ja korduvalt. Ja iga kord, kui ta oli reetnud neid, välja andnud neid, murdunud, siis ta tuli nuttes põlvili selle preestri juurde, pihtis oma patu ja tahtis andestust saada. Ja mida aeg edasi, seda rohkem nagu see preester oli seal, et Kichihiro. Jälle. Ja ta sai oma patu andeks seal iga kord. Aga ta oli pidevas selles samas tsüklis. Täpselt samas tsüklis, nagu need kohtumõistjad olid. Kuidagi inimlik tsükkel, isegi see
kangelane, kes seal oli, tal oli mingisugune kõrghetk ja mingisugune langemine, kõigil oli midagi puudu. Mõnedest ei räägita üldse seal, aga need põhilised, nendest räägitakse. Ja siis tuleb see Ruti lugu, kus kõik on järsku nagu õnnestub ja läheb hästi. Ja see lugu on sellest, kuidas sai alguse see pärinemine, Jeesuse pärinemine. Sellepärast, kui ei olnud seda kuningat ja kui tuli ka Taavet, kes oli Jumala südame järgi mees, siis ka tema tegi vigu, ka tema oli puudulik. Aga see tõeline kuningas, kelle kuningriik jääb püsima, kelle võit on juba käes, on Jeesus. Meie oleme ka tihtilugu need kitsikirod, eks ole. Me ei suuda jääda püsima, me oleme ja käime oma tsüklites. Ja me aitame neid inimesi, kes käivad oma tsüklites ja keda me vahest ei näe siin ja siis näeme jälle ja ei näe siin ja näeme jälle ja kes lähevad, teevad oma asja ära ja siis tulevad tagasi ja meil on see nii suur valu, et miks ta püsima ei jää. Sest me nii tahame, et ta jääks püsima, me nii tahame, et temas oleks kasv. Kuidas saab kasvada? Ainult selles püsivuses. Seepärast, et kui me käime sellises kogu aeg sellises lainetamises ja kusjuures me näeme siin, et kohtumõistjate raamatus see ei ole mitte sükene niimoodi, vähemasti keskjoon on kuidagi moodi stabiilne. Et need langused ja tõusud on kuidagi moodi nagu ühtmoodi. Ei, ta on iga kord hullemaks. Kuni lõpuks räägitakse meile sellest, aga tulemas on Jeesus. Jeesus on vastus, kes selle allakäigu lõpetab. Jeesus on, kelle läbi tuleb päriselt pääste. Jeesus on see, kes on kuningas, suure K-tähega, kuningate kuningas. Kelle päästest tuleb meil selline rõõm nagu Midjani päevil, kus 7-aastane lõputu surumine lõpeb lõikusega ja meil on lõpuks süüa. Ja me jääme lõpuks püsima ja me ei sure mitte. Ja veel väga tähtis, mida me mõistma peame, on see, et tõesti see ei tule meie enda jõust. See pääste tuleb nii nagu Midjani päevil. See pääste tuleb 300-120 000 vastu. On täiesti selge, et Gideon ei võitnud enda jõust, vaid Jumala abiga. Jeesus tegi kõik meie eest. Mitte keegi meist ei saa mitte ühegi teoga päästetud, kui ainult Jeesuse kaudu. Jeesus on vastus. Kuidas me tuleme välja sellest inimlikust tsüklist, sellest allakäigust spiraalist. Mulle nii meeldib lugeda neid Vanatestamendi lugusid. Mulle meeldib see ajalugu seal ümber. Mulle meeldib see, kuidas see viitab Jeesusele. Mulle meeldib see, kuidas evangeelium on kirjas korduvalt erinevate lugude kaudu. Ja see kõik näitab Jeesuse peale. Amen.